No tere! Mina olen Madis Kivisild, Tapa gümnaasiumis muusikaõpetaja ja meediaõpetaja ka. Ja mina olen Richard Mäesalu, ma olen TGTV-s asjapulk ja samuti olen ma ka Madise õpilane ja ise mängin pilli ka vahest. Ja täna meil on üks väga eriline tegevus käsil. Mis see on? No, meie kooli tulid uued pillid või siis üks nendest. Ma ei tea, mis pill see on, tundub suur. Mis pillid meil on koolis tulemas? Jaa, seoses projektiga Igal lapsel oma pill, Tapa gümnaasium sai raha, et osta 4 erinevat pilli. Esimene neist on kohal. See on Roland Juno DS ja see on 61 klahviga süntesaator, millega saab mõnusalt tümmi teha, mis oskab igasuguseid huvitavaid sounde teha ja mida saab nagu suht lihtsalt niimoodi modida ja ma ei suuda ära oodata, millal neid asju tunnis proovida. Ja, see on väga lahe, sest ennem pidime laena mingi õpetaja süntesaatorit ja kogu aeg mööda kooli sellega ringi jooksma. Jah, ja selle süntesaatori nimi oli Casio, mis tähendab seda, et see on selline lastesüntesaator põhimõtteliselt. See vastu päris süntesaator. Ja vist peaks kõigepealt alustama nendest asjadest, mis ei ole nii jube tähtsad. Või alati on tähtsad, aga siin kasti sees on midagi muud, mida on süntesaatori mängimiseks vaja. Et teie lahkel loal me lõikame Richardiga lindid läbi ja vaatame, mis siit sees tulemas on. Siin on mingi kalisaks tondid. Mis on? Nii, väga hea. See on siis esimene karp. Okei. Nii, ma arvan, et ei ole vähimatki kahtlust, et tegemist on süntesaatori jalaga. Königenmeier. Ma tahtsin kindlasti, et see oleks nagu kahekordne jalg, sellepärast, et kahekordsetel jalgadel on palju rohkem stabiilsust ja need ei saa nii kähku läbi omadega. Mu sõbrale naine kinkis süntesaatori jala, mis on nagu ühekordsed ja siis sellised nagu lapikud jalad. Ja kui ta hakkas seda nagu mängima, see hakkas niimoodi kõikuma. Aga okei. Ei, nii palju kui ma olen muusikuga tegelenud, ma olen kuulnud, et Königenmeier on siuke päris kvaliteetne firma. Ta on selline raudvara, põhiline asi. Mikrofoni stand praegu siin täpselt samamoodi. Okei, lähme siis siia. Just jääb natuke ette mõnda. No nii, mis see on? Äkki teed selle lahti? No teeme lahti, vaata, mis siin on. No vahepeal ajan siia päkad silma kergelt. Kilest tehtud pakend, et see on vist midagi põnevat. Lõikame lahti. Ma näen, et siin on mitu pakki sees. Ohoh, kaabel, loomulikult. Ilmselt asjad ei saa kõlada. See on tüüpiline kaabel, mida kõik muusikud kasutavad oma pillidel. Ja aga erisuseks tuleb märkida seda, et on veidi parem kaabel kui kõige odavam kaabel, sellepärast, et ma tellisin siuksed variandid, kus saab keerata selle korgi maha. Siit saab võtta selle kummi ära ja seda juhet saab parandada, kui tega midagi juhtub, et asjad ei lähe otse prügikasti, kui midagi juhtub. Ja ilmselgelt koolis asjadega juhtub asju. Ja kindlasti on ta maandatud ka, et tal ei tule mingisugust siukest turinat siis nagu odavamatel võib tulla. Peaks olema korralik töö. Nii, teine pakk. Mis siin veel on? TT10 Roland. Ohoh. Pedaal. Nii. Tõenäoliselt siis ma klaverit ise ei mängi, aga tõenäoliselt pedaaliga saab erinevaid efekte juurde lisada. Põhiliselt seda, et klaveri heli jääks kestma. Sustain siis ühe sõnaga. Sustain, jah. Nii. Ohoh. Siuke. OEM Roland. Ei ole mingi
muu toore, vaid Rolandi originaal. Rolandi originaalpedaal. Nii, panen need siia. Pakk. Paneme see kastid ära, jah. Nii, aga nüüd kõige tähtsam asja juurde. Oi, väike. No. Keskel saame kokku. Vau. No nii. Vau. See on küll uhke vaatepilt, mis siin on. Nii, siis peaks selle keerama teistpidi, et siis oleks vaatajatel äkki parem seda vaadata. Praegu ta on nagu natukene nagu muumia siin sees. No kõigepealt näiteks ära, et näe, siin on õpetused. Noh, mis siin õpetused ikka näivad. noh, nende asjade manuaalid on sageli ikka väga paksud. Nii, teeks äkki niimoodi, et... Karp veel. Ohoh, mis siin on? Okei. Tüüpilised tähtsad detailid. Kaablid. Euroopa elektrivõti kaabel. Nii, paneme need siis ka siia. Ja äkki teeme niimoodi, et võtame ta siit sedasi siia lauale. Nii. Okei. Siis saime surnukeha kätte. Võtame lahti. Roland on vist Jaapani firma, siis see peaks olema Jaapani muumia. Jaapani muumia. Wow. Okei. Oot, see on küll uhke pilt. See on küll juba, ütleme, et juba keskklassi pill. Siin ma näen, on päris palju professionaalseid vidinaid külge pandud. Palju parem kui see, mis meil ennem oli. Palju parem. Tema puuduseks võib-olla alguses tundub see, et tal ei ole oma kõlareid, kus ta mängiks mussi läbi, et ta vajab ikkagi mingisuguse võimendi või asja nagu abi. Aga boonuseks tuleb kindlasti öelda seda, et näitame vist teistele ka, et tal on väga kvaliteetsed soundid, tal on neid palju ja nende soundidega saab igasuguseid siukseid põnevaid asju ette võtta ja kõik need kontrollid on niimoodi käeulatuses, et saab siukest DJ-värki teha. Ma uurisin ka selle kohta, et peaks olema võimalik salvestada mingi jupp, nagu mingit mussi ja siis panna see nagu sampeldada seda, et panna seda nagu käima ja kinni ja vahepeal mängida teiste soundidega mingeid muid asju siia juurde. No nii, Tapa gümnaasiumisse on kohale jõudnud Juno DS61 ja tänase seisuga nüüd on see unboxitud. Jääme lootma ja ootame teisi pille ja noh, nüüd hakkab koolibände tulema kindlasti nagu seeni peale vihma.